Tulevikutoit kindlasti tervislik ja öko ja rohkem juurvilju ja vitamiinirikas ja ongi kõik. Mina näen tulevikutoitu kui GMO-toitu, et kuna rahvastik kasvab ja kasvab, kuigi Eestis mitte nii väga, siis GMO oleks lahendus rahvastiku kasvule ja ma arvan, et GMO-toit on täiesti hea idee. Ma arvan, et igaüks vastaks selle peale mingid tabletid või mingid väiksed, ühesõnaga midagi, mis ei nõuaks suurt vaaritamist. Tulevad kindlasti niisugused valmistoitude osakaal suureneb, mida sa saad kiiresti tarbida ilma pikema ettevalmistuseta. Ma arvan seda. No, ma arvan, et võiks olla kindlasti siuke, kuidas öelda, nagu tervislikum, et väga palju ei ole e-aineid ja mingeid selliseid toidulisandeid, et võiks olla tervislikum võrreldes praeguste asjadega, et võib-olla vähem suhkrut. No kindlasti on suur raskus leida just idamaade toite, näiteks igasugustest spiceidest ja sellistest pipramatest asjadest, nagu leiab kas siis või Indiast või Indoneesiast või üldse idamaadelt Eestis väga ei ole. Et nendest on kindlasti puudus. Pole midagi uut, mida tavaliselt nagu poes ei leia, mingid litšid või midagi eksootilisemad, mingid puuviljad. Ma väga hästi eesti keelt ei oska, aga on üks asi, mida ma olen proovinud Venemaal ja seda siin üldse ei ole. Ja seda nimetatakse vene keeles taplёnne молоко, kui te teate, siis on hea, kui te siis no pole hullu. Aga see asi vist ei ole, see on nagu piim, mis ei ole valge, see on nagu rohkem pruun ja siin seda üldse ei ole. No mina isiklikult valiks, et eelistaks, ütleme, et rohkem juurvilju valikut, et meil on ikka vähe ja see, mis on, et mitte väga kuidas öelda, värske.